Päike on toonud meile juba kõikidele suvetunnet ja võib öelda, et varasuvist tunnet toob ka uus buduaar. Mida põnevat siis uuest buduaarist leiab? Uues buduaaris me oleme hästi keskendunud tervislikkuse teemadele ja läheneme siis sellele mitme erineva nurga alt. Et räägime näiteks sellest, et kuidas ennast stressivabaks süüa. Et ehk siis, kuidas sa tegelikult saad oma vaimset tervist õige toiduga toetada. Ja käsitleme ka palju teisi teemasid. Loomulikult räägime suve alguses ka ideaalse figuuri saladustest, et treener Marlen Helde meile annab siis nõu, et kuidas siis saavutada endale ideaalne figuur. Aga kes on need põnevad persoonid siis, kellest buduaar selles numbris kirjutab? Ütlen kohe, et sissejuhatuseks on meil siis kaane peal võluv lauljanna Elerin Tiit. Elerin räägib siis oma sisetunde usaldamisest ja soovitab siis ka teistele, et kuidas ennast rohkem kuulata. No hea vaimne ja hea füüsiline tervis on see, millele ma ka ise väga palju praegu keskendun, et seetõttu tekkis mul kohe suur huvi, et millest põnevast te veel tervise teemadel räägite? Tervise teemadel siis lisaks sellele toitumisele, mis toetab meie vaimset tervist, on üks väga põnev ja natuke laiem teema orgasmilõhest. Et kindlasti on kõik kuulnud, mis on palgalõhe, aga tegelikult on siis olemas ka selline teistsugune termin, et siis Seksuaaltervise Liidu siis ekspert Kristina Pirk-Vellemaa siis selgitab, et mida see tähendab ja mis on siis sealt tulenev orgasmisurve. Mul oli ka väga hea meel olla buduaari ilulemmiku žüriis ja tõesti ma leidsin endale sealt mõned oma absoluutsed lemmikud, et nüüd on need võitjad, siis tooted on selgunud. Ja absoluutselt, et nüüd siis sellest uuest buduaarist saab 20 leheküljelise ülevaate siis buduaari lemmikutest ilutoodetest, et meil oli siis selline iluekspertidest koosnev žürii ja siis võite kindlad olla, et neid tooteid siis tasub proovida. Meil on hästi tore selline inspireeriv lugu, kus TV3 uudisteankur Ingrid Teesalu siis on oma korteris, on tal selline väike viljaaed, et ta kasvatab tomateid ja ka erinevaid maitsetaimi ja ta räägib, et kuidas see alguse sai ja siis soovitab ka teistele, et mida võiks kasvama panna. Et siit on kindlasti nagu palju õppida. Ja koduloo rubriigis on meil seekord Instagramis hästi populaarne Kukekodu, et see on siis selline perelugu, kes on Tartus vana puumaja ära renoveerinud ja sinna tõeliselt hubase kodu loonud. Buduaari siis aasta tellijatel on seekord võimalus valida endale kingituseks väga erilised ja pilku püüdvad kõrvarõngad firmalt Peapeenar. Tõeliselt palju inspiratsiooni uuest buduaarist leiab, nii et minge haarake kaasa lettidelt endaga kaasa.